Tere kõigile! Eelmise nädala märksõnadeks olid naistepäev, naised ja koroonaviirus. Koroonaviirus hakkab tasapisi murdma ka Euroopa Parlamenti. Eelmisel nädalal oli pikk diskussioon selle üle, kus peaks toimuma Euroopa Parlamendi plenaaristung, kas sõita selleks Strasbourgi. Mida tähendab parlamendi sõitmine Strasbourgi? See tähendab, et lisaks 705 saadikule sõidavad Strasbourgi ka üle 2000 tehnilise töötaja, nõuniku, Euroopa Parlamendi töötaja. See tähendab, et kui keegi Strasbourgis peaks nakatuma, siis jääb kogu see seltskond 2 nädalaks Strasbourgi karantiini. Nii et minule tunduski see väga jabur sõita plenaaristungile Strasbourgi ja Euroopa Parlamendi president teavitaski meid eelmise nädala neljapäeval, et plenaaristung toimub Brüsselis, mismoodi see plenaaristung hakkab välja saama ja kas on mõttekas panna 705 inimest ühte ruumi pikaks ajaks, teades, et nad tulevad Euroopa erinevatest kohtadest ja lähevad laiali Euroopa erinevatesse kohtadesse. Eks seda ma näen juba algaval nädalal, võib-olla on mõttekas minna üle netiteel hääletamisele ja netiteel tööle, aga sellest juba järgmine nädal. Naistepäev. Eks ta tekitab erinevaid arvamusi. Mõned peavad seda nõukogude pühaks, kuigi ma pean tunnistama, et tegelikult hakati seda püha tähistama 1910 ja hakati tähistama selleks, et avaldada solidaarsust Ameerika naistele, kes töötasid tekstiilitööstuses. Jah, selle püha tõid rahvusvahelisele areenile sotsialistid, kuid see ei tähenda, et see püha on kommunistlik. Minule see püha meeldib. Ja meeldib sellisena, nagu ta on praegu. Kui me saame kokku, me käime erinevatel üritustel ja me arutleme naistepäeva üle, naiste koha üle ühiskonnas, võrdõiguslikkuse, palgalõhe, aga ka koduvägivalla üle. Minu jaoks ei ole naistepäev mitte longustulbid ja mehed, kes mööda linna ringi jooksevad tordikarp käes. Ma arvan, naistele tuleb tähelepanu pöörata mitte ainult 8. märtsil. Minu jaoks on see rohkem püha. Rohkem selline pidupäev, kus tuleb rääkida nendest asjadest ja nendel teemadel, mis on naistele olulised. Sotsiaaldemokraatide naisteühendus Kadri korraldas Riigikogus arutelu Naised läbi 100 aasta. Alustati sellest, kuidas naised tulid poliitikasse 100 aastat tagasi, kuidas saada täna rohkem naisi poliitikasse. Ma olen sellest nii palju rääkinud ja ma olen sellest nii palju kirjutanud, et vaadake mu kodulehte, vaadake Facebooki, te leiate, mida ma selle kohta arvan. Aga lõpetasime ka kübervägivallaga, naistevastase kübervägivallaga, mis on uus teema, mis on järjest rohkem päevakorda tulev teema ja ka Eestis on mitmed naispoliitikud, blogijad, ühiskondlikult aktiivsed naised sattunud kübervägivalla alla. Ja toimus ka Eesti naiste kongress, kus mul oli au osaleda paneelis, unistada tulevikust, milline saab olema tulevik 100 aasta pärast ja milliseid teemasid hakatakse arutama naiste kongressil 50 ja 100 aasta pärast. Nii et naistepäev on küll möödas, aga tagant järgi kõigile naistele. Ilusat naistepäeva, hoiame kokku, mina usun naiste solidaarsusesse. Kõike head!